Tervitus kõikidele Helilaine vaatajatele. Tänases videointervjuus oleme siis pühendunud nihilist.fmile ja raamatule, mis hiljaaegu ilmavalgust nägi. Tegemist on raamatuga, kuidas minust sai narkomaan ja koondab see endast nihilist.fmist võetud tõsielulisi lugusid. Mis osa sina mängid nihilist.fmi juures? Mina olen propagandaminister ja toimetaja põhimõtteliselt Nihilist.fmis. Kuidas sa selle juurde üldse sattusid või mis on sind Nihilisti juures nii kaua hoidnud? Suured summad raha, lihtsalt rahanutsakad. Et ma olen öelnud enne kordud, et ma teen raha nimel kõike. Et seal on hea võimalus lihtsalt oma vaenlasi hävitada ja kogu aeg lugejad saadavad meile tasuta narkootikume, igasuguseid sampleid. Et selle kõrvalt on muidugi see huvitav, et sealt saab siis nii-öelda marginaalse kultuuri juures olla, et see, mis Eestis on võib-olla otseselt marginaliseeritud ja nagu siuke kõrval subkultuurid, et selle keskmes on hästi tore olla, et kursis hoida ennast nagu noorte maailmaga, sest mina olen juba 30 aastat vana, et ma tahan ka teada, mida noored teevad, siis ma saan selle asja juures kohe olla, ma tean, mida nad teevad. Räägi natukene Nihilisti contentist ja selle kujunemisest, et suuresti oled sina selle asja juures, et mida te täpsemini avaldate, et kust see kogu materjal pärineb? Nihilist.fm on vaba platvorm, mis põhineb WordPressi blogi põhjal. Kaur tegi selle selleks, et iga inimene saaks ilma tsenseerimata oma loominguid, mõtteid avaldada. Žanripiiranguid seal minu teada ei ole. Muidugi lood, mis igasugused ähvardused, pommiähvardused oleme kohustatud teatama nagu politseile ja siuksed kriminaalsed asjad, aga ütleme, et meie avaldame siukseid asju, mida meedia ja meelelahutusväljaanded tavaliselt ei avalda, siuksed narkolood ja ütleme lood, mis on liiga siis võib-olla räiged või vastuvõetamatud tavalistele väljaannetele. Et mina olen seal nii-öelda toimetaja, kuigi meie alguses proovisime vigade parandusi teha ja nagu toimetada selles mõttes siis, et komakoht ja mis iganes grammatikat see kruttida, aga siis see materjal, mis meile tuli, mõtlesime, et seda on nii palju, et las jääb autorite südametunnistusele, kui neil on kirjavead, et kui neid ei sega, siis meid ka ei sega, et põhiline on see, et asja mõte ja inimese jutu sisu jõuaks just kohale, et las nad siis laavad sinna, mis nad laavad, et meie vormistame seal natukene ja paneme üles ja levitame ja sellega siis nagu üritame piirduda, et mitte väga palju autoritele vahel segada seal nende loomingu juures. Kas on midagi ka, mida te ei avalda või palju seda materjali üldse, ütleme niimoodi, nädala lõikes jõuab teieni ja kui palju te sellest näiteks avaldamata jätate? Ütleme, et kui on mingi 5-lauseline lugu, mille võiks panna Facebooki staatusesse, sükene väga lühikasi, siis me ei pane, aga mina olen karmim, mina ei taha pannagi. On siuke žanr nagu Eide Ila on seal, kus on näiteks või noorte värk ehk 15-aastased neiud, kes avastavad armastust ja arvumist ja siis nad seal kirjutavad oma pettumustest, siis neil mul käsi ei tõusu üles panema, aga see raha, mis mulle makstakse lihtsalt selle eest, ma panen kõik üles, et ma paneksin käsu alusel ja palga alusel, ma panen see kõik üles, et aga isiklikult nagu kui on väga lühikesed lood või kui on lihtsalt mingi kassipoja kihv pannakse meile postituse sisuks, et siis nagu ei pane, et siis pole nagu mõtet, aga üldiselt mingi 98%, mis meile tuleb sisse, et paneme ikkagi üles. Sa rääkisid ennem, et teatud asjadest tuleb politseile teada anda, et me teame seda, et Nihilisti tegijaid on saanud palju ähvardusi, on olnud kohtujuhtumid ja nii edasi, et kui palju te ise olete pidanud politsei poole pöörduda või kas selliseid juhtumeid üldse on olnud? Otseselt kriminaalasju ei ole algatatud peale, minu teada vähemalt peale Kaur Kenderi Untitled 12 asja, kus on otseselt menetlused ja jamad, aga
ei ole, politsei on minu poole kunagi pöördunud peale Viljandi kooli tulistamist, kirjutasin paar lugu ja siis oldi hästi ärevad ja öeldi ka, et okei, et ja kui teile veel tuleb siis mingi kriminaalne lugu, mis iganes niisugune ähvardav lugu või kui näete, et mõni noorel on mingi ohumärk ja mis iganes, et siis nagu teatage, aga rohkem nagu ei ole, rohkem on ähvardusi olnud, mingi ratastoolis jobu meil vahepeal ähvardas seal mingi loo eest kohtusse anda, aga kuna meil on niimoodi, et vaba avaldamisplatvorm, siis vastutab põhimõtteliselt autor, aga autorid on meil anonüümsed, kui nad ise oma nime ei avalda. Et meie oleme lihtsalt portaal, et kui mingi jama on, siis põhimõtteliselt saab pöörduda autori poole ja siiani ei ole mingeid, peale selle kauriga huiamise ei ole tulnud mingit jama nagu politseiga ega mingi kohtuga. Nihilist on nüüd töös olnud siis umbes 2 aastat. Et kuidas see asi on aja jooksul muutunud, et kas ta on praegu selles punktis, et kuhu te näiteks ootasite, et see asi jõuab? Mingeid suuri ootusi meil küll ei olnud, et ega mina selle loomise juures ei olnud, Kaur tegi selle, et Kaur kutsus mind sinna kirjutama. Ja siis ma kirjutasin, et mul on praegu kogunud, ma vaatasin eile 91 avaldatud lugu Nihilist FM-is, et mina ei saanud alguses aru, mida Nihilist FM endast kujutab. Ja mina olin veel see, kes kogu aeg tahtis parandada vigu, et teha mingi niisugune korralik väljaanne sellest, aga siis ma lõpuks sain nagu pihta, mida Kaur tahtis teha, et ta on nagu mingi rahvusfolkloori kogumise nurku, iga hull saab kirjutada, aga iga mingi 10 hullu loo kohta tuleb üks niisugune terav, vaimukas, andekas lugu ka kindlasti, et inimesed teavad, et nad saavad sinna saata, et anonüümsus jääb, et nad saavad oma mõtteid avaldada, mis mujal ei leiaks nii palju tähelepanu, sellepärast et Nihilist FM on ikkagi külastatav sait, et seda statistikat mul praegu ei ole võtta, aga Kaur avaldab iga aasta lõpus siis, kui palju on külastatud, et väga tõusvas joones on need klikid ja lugemised ja värgid. Et mingid, ma ei teagi, mis eesmärki seal on, et kasumi eesmärgil seda kindlasti ei tehta, et eesmärgitu ja nihilistlik ettevõtmine. Hiljaaegu nägi ilmavalgust siis raamat Kuidas minust sai narkomaan. Mida sa selle kohta oskad rääkida? Mida ma oskan öelda, et need raamatus ilmunud, raamatus avaldatud lood on enamus, mis ilmusid Nihilist FM-is aasta vältel siis umbes ja autoriks on mäleta, kas ta seal oma vanuse pani, aga noor poiss ja need lood olid siuksed, mis kiiresti Nihilist FM-is said üheks loetavaimaks artikliks ja ta hakkas neid järgesid kirjutama ja sellega siis sai nagu alguse põhimõtteliselt ka selline ajakirjanduslik uurimine Eesti fentanüüli leviku tagamaadesse ja nüüd on see raamatuks tehtud ja müüb päris hästi. Raamat on ilmunud vägagi hiljaaegu, aga esimene tiraaž on juba peaaegu läbi müüdud, et kuidas sina seda selgitad, et mis on selle raamatu fenomen? Ma arvan, et selle ausus ja brutaalsus ja tänu sellele, et autor on ikkagi suhteliselt ladusalt osanud selle kirja panna. Kui meie neid lugusid oleme üles pannud, siis meie seal mingit parandamist põhimõtteliselt ei teinud, et tal see jutuvestmise oskus on päris hea ja seda on hea lugeda inimesel, sisu on kole, aga reaalne, sellest Eestis ei teata midagi, et see on maha vaikitud ja narkootikumidele ja narkomaanidel on selline sotsiaalne stigma ka peal, et lõpuks tuli siis siuke raamat, mida ajakirjandus siiani ei ole suutnud käsitleda artiklites, väljaannetes, et saime siis õnneks
Nihilist FM-i platvormi tõttu endale päris lihast ja luust autori, kes on kõik need asjad läbi elanud ja suutis ka edasi anda. Raamatul ei ole keeletoimetajat, et kõik lood on läinud raamatusse nii, nagu nad interneti vahendusel on inimesteni jõudnud, et millest selline valik tehti? Mina selle raamatu tegemise juures ei olnud, kuigi ma arvan, et siin on samasugune lähenemine, nagu meil on internetis avaldamise juures, et nii nagu autor pani, nii meie siis edastame, et me ei hakka seal midagi muutma, et copy-paste või kuidas iganes, et oluline on see sõnum, mitte nii väga see ilustatud vorm, et lasta olla aus vigadega või vigadeta, et see nii palju ei häiri, et loeb rohkem see sõnum minu arust. Mõne päeva pärast on raamatu esitlus Pärnus, Tartus ta juba oli ja lõppes ilmselt üsna värvikalt ja ootamatult, et mis seal õigupoolest juhtus ja millised tagajärjed sellel tänaseks päevaks on? Me ootame siiamaani ülekannet Mihkel Kunnuselt, et me oleme suutnud tema mainet ja olulisust Eesti kultuurimaastikul edendada, et põhimõtteliselt me oleme nagu tema mänedžerid, aga me teeme seda heast südamest, et tal ikkagi oleks nagu leiba lauale panna, et kutsusime ta sinna esitlusele esinema ja ta andis suurepärase esitluse, et saime kõik raamatut promoda ja saime pärast ilusti meedias veel omakorda haipi, et Mihkel Kunnusele suur-suur tänu. Pärnu on küll väga vaikne ja unine linn, aga kas ka siinsel esitlusel saab performance'it? Me oleme kutsunud Ott Kivikase, et ta painutab raudkangi seal 2 kärbsõlme ja siis hakkame meie rääkima Kauriga. Mis osa Beebilõust mängib? Beebilõustal on uued lood, mida seti ta seal esitab, täpselt nagu Tallinnas, ma eeldan. Ja lihtsalt ilus nägu seal minu ja Kauri kõrval. Kuidas on Nihilist ja Saum omavahel seotud? Ma ei teagi, et mina ei loe ennast nagu otseselt Saumi liikmeks ja kindlasti mitte mingi asutaja liikmeks, et mina alles hiljaaegu sinna tulin sumisema ja inimesed, kes on kirjutanud Saumi, on kirjutanud ka Nihilist FM-i, et seal nagu otseselt muud sellist seost ei ole kui see, et nii-öelda subkultuuride platvormid, et võib-olla keegi, kes peab ennast Saumi liikmeks, oskab paremini kirjeldada, aga mina nii hästi ei tea. Ma tean, et see on nagu mingi sugulus on seal, et kui nad oleksid inimesed, siis nad oleksid omavahel kindlasti sugulased, aga rohkem ma ei oskagi nagu kommenteerida seda. Mida sa ütleksid nendele inimestele, et kellel on vastavaid kogemusi või soov Nihilistile kirjutada, et kas nad võivad seda vabalt teha või on talle ka mingisugused kriteeriumid ette nähtud? Kogu aeg ootame autoreid, ma ei tea, inimesed arvavad, et sa pead liituma mingisuguse vabamüürluse sarnase organisatsiooniga, et mingi verevande pead andma ja võtma omaks nihilistliku filosoofia, aga tegelikkuses on see niimoodi, et sa regad ennast seal Nihilist FM saidil ära ja paned mis iganes kasutanime sinna, siis avaldad oma teksti ja meie seal teksti ei muuda. Kui mingi ilmseid kirjavigusid seal ei ole või ka autor ise ei palu pärast seal mingid kohendada niimoodi. Ja paneme üles, meil on ükskõik, kas seal avaldab 15-aastane poiss kuskilt Kohilast või Taavi Rõivas või kes iganes, et meil mingid siuksed limiite küll ei ole. Igaüks võib tulla jaurama põhimõtteliselt. Mikk Pärnitsa, Kaur Kender ja Beebilõustaga on siis võimalik kõigil kohtuda juba 18. kuupäeval Pärnu keskuse Apollos. Ja mida sa veel ütleksid meie vestluse lõpetamiseks? Tehke vähem narkootikume ja kirjutage vähem Nihilist FM-i.